Perearsti vastuvõtul on 46-aastane naispatsient, kes kurdab valu vasaku jala kannapiirkonnas. Patsiendil on olnud sarnane vaevus paremal jalal. 2,5 aastat tagasi tegime plantaarfastsiidi süsteravi, sest konservatiivne ravi tallatugede ja suukaudselt mittesteroidsete valu- ja põletikuvastaste ravimitega ei ole andnud siis efekti. Aga nüüd patsiendil on vaevus vasaku jala kanna osas. Palun rääkige seda vaevust lähemalt, kirjeldage, et mis siis kõige rohkem teeb häda ja kuidas see avaldub teil? Avaldub selles, et ei saa nagu üldse sellele kannale toetuda. Kõige hullem on siis, kui ma näiteks istun natukene aega, et hakkan püsti tõusma, siis on valus, väga valus, eriti hommikul. Hommikuti nagu ma ei saagi, siis ma põhimõtteliselt varvaste peal, varvaste peal selle jalaga käin, et ei saagi, sest kand on lihtsalt nii valus, et... Mis tööd te teete? Mina olen müüja, letitööd teen, leti taga seisan. Ja karton, et päevad läbi siis seismine. 12 tundi püsti ja tööd. Kas olete märganud vaevuse seost erinevate jalatsitega? Et vahest, eks ikka tahad kingasid ja jalatsid vahest vahetada, et selline paras pehme tald ja siis on ikka jalal ikka hulka mugavam olla, et ei valuta ikka niimoodi, aga siis kui ma panen madala tallaga sellised kõvemad vähe jalga, et ütleme tennised või mingid madala tallaga kingad või siis on ikka päris valus on ikka. Selge, et just madala ja ilma tallata või sellised sussi moodi või ilma tallata põhjustavad vaevuse rohkem. Nii, aga katsume teie jalga. Nii, siit katsudes ei ole valus. Siit ei ole sealt hakkab õrnalt. Selge. Sealt natukene. Sealt nagu ei ole. No sealt alt. Siin tundub, et on see valu maksimum ja kui ma vajutan päris kanna keskele. Ei ole. Siit kohalt. Natukene. Okei. Ja sealt natukene nüüd juba sealt. Selge. Ma avaldasin üsna tugevat survet kalkaaneuse projektsioonist plantaarfastia kinnitus piirkonnale ja valu maksimum on siis praegu sõrme all umbes 2,5 sentimeetrit sügavamal. Ja konservatiivne ravi ei ole andnud ootuspärast efekti ning meil on järgmine ravivõte, see on kohalik süsteravi, plantaarfastsiidi süsteravi. Kasutame selleks Kenaloog 15 milligrammi ning lisame sinna lidokaiin 2% lahuse. Kokku saame ravisegu umbes 1,5–2 milliliitrit. Oleme asetanud protseduuriks kõik vajaliku kandikule. Vajalik on hoolas naha desinfektsioon, tutikud selleks ja tutikut peame kasutama ka süste järgselt piirkonna komprimeerimiseks, et vältida steroidatroofia teket. Süstesegu, nagu ütlesin, Kenaloog 15 milligrammi ja lidokaiin kokku umbes 1,5 milliliitrit lahust ning pärast protseduuri siis piirkonna katmiseks steriilne padjakesega plaaster. Steroidinjektsiooni tegemisel on korrektne, et protseduuri teostajal on ka mask ees. Kontsentriliselt laienevate ringidega desinfitseerime piirkonda. Uus desinfektanti kiht. Süsteravi eeldab põhjalikku piirkonna desinfektsiooni. Nühime jõuliselt tutikuga
ja niimoodi saavutame protseduuriks vajaliku desinfektsiooni. Palpeerime kandluu mediaalpinna umbes 2,5 sentimeetrit tallast kraniaalsemale. Teeme vajutuse. Märgime veel kord süstla nõela kattega. Siit peame sisenema. Veel kord desinfektsioon. Ja võime alustada süsteravi protseduuriga. Väljutame õhumulli ja kindlasti peame jälgima, et ravisegu on ühtlaselt segunenud. Nii, nüüd tuleb torge. See on veidi valus teile. Sisenen aeglaselt nõelaga. Jõuan nõela sügavuseni umbes 30 millimeetrit. Kontrollin, et ravisegu ei satuks veresoonde, teen kontrolltõmbe. Ega ei ole praegu teravat valu jalas, et see välistab ka närviärrituse. Nõel peab olema tugevalt fikseeritud süstlale ning aeglaselt manustan ravisegu. Ravisegu siseneb mõõduka raskusega. See on normaalne. Ta peab jõudma sinna fastia piirkonda. Nii, ravisegu on sisenenud. Tõmbame nõela välja ja komprimeerime tutikuga süste piirkonda. Niimoodi väldime ravisegu väljumist nahalusesse koesse ja steroidatroofia teket. Survet avaldame umbes 20-30 sekundit. Järelraviks kindlasti patsient peab kandma sobivaid jalatseid, et vältida kestvat survet kannaalusele piirkonnale, et keha raskus peab jagunema ühtlaselt piki pöiavõlvi, et sovitav on sellised paraja tallaosa, kontsaosaga jalatsed kuskil 2,5-3 sentimeetrit. Ja kindlasti on mõttekas kasutada ka niinimetatud kukekannuse ortoosi ehk selline tallatugi, mille kanna keskosa on nagu õhus. Ka niimoodi saame piirkonna ärritust koormusest tingitult vähendada. Ja süsteravi ei ole kunagi esimene ravivõimalus, vaid juhul, kui on proovitud konservatiivsemat ravi. Kuidas aitas süsteravi teil parema jalakanna vaevuse osas, mis me tegime 2,5 aastat tagasi? Ei tunne mitte midagi, on ta nüüd täiesti korras. Kena, aga... Väga tõhus ravi oli, nii et loodan, et vasak jalaga on sama. Noh, jah, et süst on osa asjast, aga enamus on just nimelt nüüd see jalatskoormuse piiramine ja niimoodi siis loodan, et saame ka selle asja teil leevendatud, aga protseduur on sellega lõppenud. Mingit tuimust, teravat valu praegu ei ole jalas? Ei ole midagi tulnud. Kena, puudub ka veritsus ning sellega võime protseduuri lõpetada.
kompleksse ravi osa on põhjalikum ravi valu ja põletiku vastase ravimiga. Valin Celecoxib 100 mg 2 korda päevas. Ja siis kõige tähtsam on see, mis patsient ise peab tegema kukekannuse tallatugi ehk siis plantaarfastia ärrituse vähendamiseks. Seda saab tervisekauplusest paraja kontsaosaga jalatsid, 3-4 cm kontsaosa kõrgus, kestva seismise vältimine ja venitusharjutused. Venitusharjutused on siis selle paberi pöördel. Patsient lamab ning sirutatud jäseme jala tõstmine puusast ja niimoodi toimub kanna sääreosa piirkonna lihaste pingutumine. Siis venitusharjutus retikuga, patsient istub, retik viiakse jalatallalt läbi ning pingutatakse, lähendatakse päkaosa kehale ja niimoodi toimub ka piirkonna pingutumine. Siis seistes sääreosa venitus, patsient seisab, toetab ülakeha sirgelt ette sirutatud kätele vastu seina ning kuskil 15-20 sekundit siis venitus piirkonnale. Siis ka istudes teostatav venitusharjutus, jalg on viidud üle põlve ning käega tõmmatakse siis labajala osa kraniaalsemale ehk ülespoole. Niimoodi siis pingutuvad piirkonna sidekirmed. Siis ka kannakõõluse venitusharjutused. Patsient on nagu astmel ning viib keha üles ja alla. Pingutab 10 sekundit, laseb jalga alla, jällegi lihaste pingutamine 10 sekundiks. Ja ägedat valu saaks leevendada sellise võttega, et võtta rulli keeratud sidematerjal või retik. Niisutatult on seda hoitud külmakapis ning tuleb rullida siis seda piki tallavõlvi kanna keskosa suunas ja tagasi. Muuseas, see meenutab ka loodusravivõtet, kui rahvas kasutab selleks külma kirvesilma, et surutakse siis kanna keskkoht vastu külma kirvest ja tekib umbes sarnane efekt. Ka selle anname patsiendile kaasa selle infolehe, et 2 korda päevas tuleks leida aega, et 10 minutit. Pluss siis see suukaudne valu ja põletikuvastase rohukuur ja ma usun, et niimoodi saame asjad paremaks. 3 päeva tuleks siis... Mul ongi need 3 vaba päeva. Väga kena. Seepärast oligi, et tänane päev oli super hea aeg, et noh. Nii, aga kui nüüd ettevaatlikult toetada, tõusta püsti ning kas on mingi muutus teile? Isegi ei ole valus praegu. Isegi ei ole väga valus. Kena, et see koosneb 2 osast, see ravisegu. Üks on ei ole valus isegi, jah, et... kohalik tuimestusaine ja teine on siis tugev valu ja põletiku ravim, et aga kõik asjad kokku, ma arvan, et siis saame leevendust sellele murele. Aga jah, et ravi on kompleksne, mitte ainult üks süst, see on ainult korraks vaid, aga kogu teie elu ja töö ja jalatsid ja siis need venitusharjutused ja kestva seismise vältimine, kuigi see on teinekord väga raske, aga tuleb leida lahendused. Nii, aga ma arvan, et sellega me täna siis saame lõpetada.